kuna sina siis alustasid maleva tegevust? Mina alustasin maleva loomist 90. aastal. Minu koolivend oli esimene Kaitseliidu ülem Kalle Eller. Kalle Eller oli Jõgeva keskkooli poiss. Ja minul olid temaga kogu aeg head suhted, kuna me olime niisugused ühemõttelised Eesti poisid. Ja siis me olime kursis kõige selle eluga, mis toimus. Ja 88. aastal Kalle Eller alustas Tartus juba, ta alustas seal, noh, tol ajal ei saanud öelda, et Kaitseliit, aga sellise militaarsuunalise õppega. Ja siis kuskil 90. aastal helistab mulle, et nüüd hakkab venelaste võim lõppema ja meil tuleb hakata kiirelt tegutsema ja hakata looma Kaitseliitu. Relvastatud Eesti mehed tuleb relvastada. Ja siis hakkaski see asi niimoodi minema. Mina hakkasin siis siin Jõgeva maakonnas, kuna ma töötasin Jõgeva kooperatiivis. Minu alluvuses oli kogu kooperatiivi tehnika. Külmutusseadmed, elekter, kuni arvutustehnikani välja. Ja ma olin kõige sellega hästi kursis, mis Jõgeva maakonnas toimus. Ja ma siis olin muidugi, kaupmehed olid kõik tuttavad. Aga kaupmehed olid eestimeelsed inimesed. Ja nemad teadsid neid eestimeelseid mehi, kes seal valdades ja külades olid. Juba informeerisid mind ja eks ma ise teadsin ka. Ja siis sellest läks asi edasi ja 90. aastal oli siis asi nii, et juba teatavasti Kaitseliit juba tuli põranda alt välja ja hakkas täiel rindel tegutsema. Ja siis ka Jõgeva maakonnas ja selle Kaitseliidu loomisega ei olnud mingit probleemi. Sellepärast, et mehed juba külades ja valdades ise olid loonud üksused. Ja need üksused polnud muud midagi kui näiteks Jõgeva maakonnas ainult kokku võtta ja oligi asi korras. Ja siis 23. augustil tolleaegses Jõgeva KEK-i klubis tuli siis Jõgeva maakonna see Kaitseliidu aktiiv kokku, et mis me siis teeme. Ja Riho Ühtega oli siis siin Põhja-Tartumaal Kaitseliidu üks ohvitseridest. Riho Ühtega ütles, et tehke Põhja-Tartumaa malevkond, nagu Eesti aeg oli. Aga meie mehed ütlesid, et ei, mis Põhja-Tartumaa malevkond. Meil on Jõgeva maakond, teeme Jõgeva maleva. Ja siis oli, nagu need üksuse pealikud otsustasid, nii tegimegi ettepaneku Kaitseliidu peastaabile. Tol korral oli Kaitseliidu ülem Johannes Kert. Ma helistasin Kerdile, et mis sa arvad sellest asjast. Kert ütles, tema kahe käega poolt laskaga käia. Ja tegimegi Jõgeva maleva. Ja siis seal KEK-i nõupidamisel oli siis valimine ja keda valida maleva pealikuks. Siis seal ei olnud määramist nagu nüüd on. Siis oli valimise teel.
ja mehed otsustasid, et tuleb ikkagi nurgaants valida. Ja mina olin seda meelt, et siin oli Rahvahääle kolhoosi peainsener oli Pärt Jaan. Ta oli kõrgema haridusega, juba Vene sõjaväeohvitser, sõjaväelise väljaõppega, et Jaan on sobilik mees. Ja minul oli plaan teha oma firma. Ma olin tehnikamees, mul olid kõik asjad teada, mul oli juba paar meest oli seal omale vaadatud ka, kes oleks hakanud kaasa lööma. Ja oleks hakanud hooldama siis neid kaupluse seadmeid ja nii edasi. Ja siis ma muidugi rääkisin ka sellest Kaitseliidu ülemale, et Pärt oleks nagu sobilik Jõgeva maleva pealik ja aga Jaan oli kolhoosis peainsener, tal oli hea palk. Peale selle naine oli tal Põurmanis kooliõpetaja, siis tal oli invaliidist tütar, keda ta pidi hooldama. Ja Jaan ütles, et ei, tema mingil juhul ei võtta seda kohta vastu. Ja siis tuligi minul hakata ja Johannes Kert oli ka seda meelt, et ikkagi minul tuleb jätkata seda tööd. Ja nii tuligi mul jääda Kaitseliidu Jõgeva maleva pealikuks ja ma olin maleva pealik 12 aastat. Palju neid malevaid lõpuks Eesti peale kokku sai? Malevaid? 15. Ikka oma jagu siis. Ja. Mainisid, et algul oli nagu salajane või põranda all kuidagi see tegevus, et kuidas see siis käis, et kas KGB nagu ka kuidagi? Põranda all oli 88. kuni 90. Kui Järvakandis tulid mehed kokku ja siis juba avalikult ütlesid välja, et nüüd tuleb Kaitseliit ära teha ja tehti ära ka. Ja isegi Herem on üks nendest, kes sinna alla kirjutas Stalini poisikesena seal valves olnud. Ma kuulsin siin hiljuti intervjuud. Kuidas sina nii noor mees nagu ajaliselt sattusid siis Kaitseliidu loojate hulka nagu. Siis ta ütles, et ma olin seal lihtsalt valves, tule astu siia nüüd kirjuta alla. ja siis niimoodi 90-ndal tuli Kaitseliit põrandalt välja ja siis nii, et 90. aasta lõpuks oli meil juba Jõgeva malevas üle 300 mehe. Ja meiega, vaata ennem oli ju see Jõgeva maakond oli, Põltsamaa oli ennem Viljandi all. See Põhja-Tartumaa, Tormaa ja need olid Tartu all. Aga nüüd tegime siis uue maleva ja siis Põltsamaa, Torma ja need kõik liitusid siis Jõgeva malevaga. Ja Põltsamaalt tuli siis, seal oli Põltsamaa malevkond, mis oli Viljandi maleva alluvuses. Ja Tuima-Karla oli siis Viljandi maleva pealik ja ma siis Karlale helistasin, et kuule, mis sa sellest arvad, kui Põltsamaa malevkond tuleb Jõgeva alla. Talust lase käia, tehke ära. Ja asi oligi selles, et ta tahtis nendest Põltsamaa meestest lahti saada. Seal oli üks niisugune, seal oli Põltsamaa malevkonna juhtkonnas. Olid niisugused mehed nagu Puusepp, kes oli Põltsamaa meestele teada, et oli Viilitsa koputaja. Teine mees oli Tseuram, kes oli julgeoleku nuhk. Ja seda Põltsamaa mehed teadsid ja nad neid mehi ei aktsepteerinud. Aga muidugi Põltsamaa malevkonna eesotsas oli mees, kes oli Eesti aeks eruohvitseri poeg. Tema oli küll tubli Eesti mees. Aga ta oli oma ümber niisuguse seltskonna kogunud, et need olid kõik kahtlased vennad. Ja muidugi need teda juhendasid ka kangesti.
ja siis mina hakkasin nõudma nii nagu Eesti aeg oli. Et kui astud Kaitseliitu, teed oma dokumendid korda. Avalduse, soovitajad ja nii edasi nagu oli. Nagu kord ja kohus. Nagu kord ja kohus. Aga nemad lasid jutu lahti, et Nurga Ants on KGB nuhk. Ja nüüd kõik tahab nimekirja panna ja vot kui nüüd venelased uuesti võimule saavad, siis on kohe nende meestel Siberisse sõita. No täielik. Mängisid hirmude peale, nii nagu need tiblad ikka teevad. Mängivad rahva hirmude peale. Ja noh, muidugi Jõgeva rahvas ju teadis, et ma olen ikka aus inimene. Ja Jõgeva poolt oli mul täielik toetus ja Põltsamaal siis oli see näputäis niisugesi nagu see Puusepp ja Tsauram ja need olid siis seal need, kes seal ruulisid. Ja ussitajad jah. Ja siis nad läksid, noh, et Nurga Ants on KGB nuhk ja läksid Harri Ennu juurde Tartusse. Et võta meie malevkond Tartu alla. Noh, Enn oli niisugune lahke maamees ja võttis ka ja tol ajal siis saime esimesed relvad. Need olid Soome vintpüssid, need püstukorvad. Andis neile püstukorvad ka kätte ja juhtkond sai püstolid ja nii edasi ja muidugi see Põltsamaa malevkonna mees, malevkonna ülem siis oli niisugune tubli mees ka, et tema hakkas jagama omakäeliselt relvalubasid. Kuna relvalubade väljaandmise õigus oli ainult maleva pealikul, aga temal seda õigust ei olnud. Aga tol ajal see politsei oli ka niisugune, et ta ei oskanud otsustada, kel see väljaandmise õigus on. Algusajad olid ju alles. Jah, see oli alguse 92-3. Ja kellel on see õigus ja kellel ei ole. Ja siis ta andis seal terve portsu neid püstolilubasid välja. Ja kes tal seal malekonda olid võetud linnuvabriku mehed Tallinnast. Mitmed Põltsamaa mehed olid linnuvabriku selle maffiaga seotud. Siis oli Narvasse venelasi. Nii et niisugune kirju seltskond. No vot ja siis oligi, tekkisid igasugused probleemid ja kui nad siin nagu vastu ka tegutsesid, ei täitnud neid nõudmisi, mis mina nendele esitasin, siis tekkisidki vastuolud ja Kaitseliidu, tol ajal oli Kaitseliidu peastaabi juures oli luureosakond. Ja luureosakonna ülem juba oli võtnud ka selle Põltsamaa malevkonna enda jälgimise alla. Ja Põltsamaa malevkonna oma jälgimise alla ja siis ta muidugi rääkis Kertile ka, mis olukord siin on. Ja Kert siis helistas mulle, ütles, et nii, siis oli Põltsamaal, tekkis 2 üksust. Oli Mõu mehed olid siis nagu Tartu alluvuses ja siis olid Jõgeva, osa mehi olid Jõgeva maleva alluvuses, et olid meiega. Ja Kerdi korraldus oli siis, et kõik need Põltsamaa mehed kokku võtta Põltsamaale sinna kooperatiivi aulasse ja seal siis Kert teeb asja selgeks lõplikult. Ja siis meie Jõgeva juhtkond sõitis Põltsamaale ja Põltsamaa mehed tulid kokku ja siis rääkisid oma suud puhtaks, milles siis asi on ja kuidas siis asi peaks edasi minema. Ja Põltsamaal oli ikka väga tublisid mehi, kes olid täielikult minu poolt ja võtsid selles asjas sõna ja siin ei olnud mingit kahtlust,
et see Muhu malevkond, see on üks kahtlane seltskond ja ongi kõik. ja Gert sealsamas kohe andis käskkirja välja likvideerida Muhu malevkond, relvad ära korjata ja kõik. Ja muidugi minule tekitas see suure koormuse. Nendel sunnikutel olid käes kõik need püstolid, mis nad olid saanud ebaseaduslikult. Ja Gert andis mulle korralduse, et need püstolid tuleb ära korjata. Aga korja nende maffia poiste käes neid püstolid ära. Need oli igavesed väimikud. Ja siis ega me ei saanudki kõike kätte. Politsei vist siis korjas nende käest ära, aga palju saime kätte ka ja meie ohvitserid said siis kõik väga head relvad omal tänu sellele. Ja siis, kui me need relvad olid saanud ära korjata, Muhumaale oli likvideeritud, siis need maffia poisid hakkasid nõudma, et nemad on nende relvade eest maksnud ja nemad tahavad raha saada. Ja siis oli juba, Gert läks kaitseväe juhatajaks ja oli uus Kaitseliidu ülem Jaanson. Jaanson kutsus siis mind enda juurde välja, ütleb, et kuule, et me peame need relvad hüvitama meestile. Ja need relvad maksid kõik. Nad olid kõik kõvad, tublid relvad. Need olid ju hinnalised kõik. Kus Malev selle raha võtab või Kaitseliit. Ja mina ütlesin Jaansonile ära, et nii, kui sina annad käskkirja välja, et me peame need, Kaitseliit hüvitab need relvad, siis hüvitame. Aga ühtegi relva Kaitseliidu malevast meie nendele tagasi ei anna. Ja tänase päevani nad ei ole neid relvi saanud, ega nad ei ole raha ka selles saanud. Nii et Jaanson läks ka väga kergelt liimile nendega suhtes. Karmid ajad olid. Karmid ajad olid, nad käisid, me olime, perega olid oma maja juures seal aias kevadel tööl. Nad tulid autotäie, 5 mehega tulid sinna mind ähvardama. Tulid mind ähvardama, et näed, et lapsed on sul ka siin ja naine ja küll me sulle teeme. Ja, et sa oled meile nii palju kokku keeranud kätki. Aga mina selle peale ei reageerinud, ei teinud välja ja tänase päevani ei ole minuga midagi juhtunud. No see oli selline amet, et sa võtsidki selle riski kõige selle töö osas, et sa teadsid, et võib tulla olukordi ette. Ja tuli. Selle nii-öelda segase ajastu peale jah, et olid uskumatud intriige ikka ka. Eestis on alati intriigid muidu ka läbi aegade olnud, aga siis et siuksed intriigid olid meie oma siin Jõgevamaal ka sel ajal. No minul intriigid olid Põltsamaa meestega. Jõgeval mehed olid kõik tublid mehed. Me saime kõik väga hästi läbi. Meil olid väga tublid kompaniipealikud. Näiteks praegu on ka oli Vaimastere kompanii pealik Valdo Raidma, kelle poeg on praegu Eesti kaitseväe ülem. Ja Palamuse mehed ja Tabivere mehed ja mitte üks halb sõna Jõgeva meeste kohta ja Torma mehed ja kui palju me tegime maffiapostele sõnu. Seda tead ei tea. Siin oli niimoodi, et Tormas oli lihatööstus. Tormas oli lihatööstus ja Jõhvi venelased tulid lihatööstusse ja nendel oli juba pangast võetud andmed välja, kui palju siis Torma lihatööstus oli teeninud. Ja siis anti neile summa ette, võtt nädal aega, niisuguse protsendi annate meile. Siis on ka
tagatud teie julgeolek. Katus tagatud jah. Ja siis ma rääkisin siis seal oli tormalihatsööstuses oli juba Kaitseliidu poisse ka. Rääkisime läbi selle asja ja kui nad tulivad siis raha nõudma, võeti nad ilusti tukast kinni, viidi tormasse sinna karjääri. Meestel automaadid juba ja tehti neile seal siis nii, et kui püsti pea tõstad, siis saad. Ühesõnaga tehti väike õppetund. Õppetund tehti ja nad enam ei tulnud. Siis nendega teist keelt ei saanud rääkida? Ei saanud ja samasuguse asja tegivad ka Avinurme mehed. Avinurmes olid Eesti metsamehed ja nad olid nende metsameeste käest tulnud nõudma. Ja seal tehti niimoodi, et lasti nende auto redaks. Üks lasti maha, aga need kahjuks, need metsamehed said kumbki 6 aastat. Oi. No ise tegevus. Jah, ise tegevus. Ja muidugi Jõgeval meil oli ka selline juhus, et meil oli väga tubli vaiglase, kes on tuntud pillimees. Tema oli sellele vaiglane onu, Vaigla Ants oli ka, Vaigla oli Jõgeva kandis tuntud Potsepp. Ja isa, see Vaigla, vana Vaigla ja Vaigla Ants oli siis poeg, kes käis ka. Ta oli Potsepa tööisa kõrvalt selge ja käis igal pool tegemas. Ja temaga oli siis selline lugu, et ta oli, isa oli surnud ja ema suri ka ära ja tema elas valjatu paari kõrval. Elas paari kõrval ja siis õhtuti käis alati seal paaris söömas ja meistrimehe asi, siis ta tegi vahel 100 grammi ka. Ükskord oli ta siis seal paaris söömas ja tuli venelaste punt kolmekesi sisse, juua täis. Ja olid siis seda Antsu hakanud kiusama. Ja Ants ka venelasi silma otsa siis sallinud. Antsul oli oma ostetud püstol, Makarov. Läks sinna koju, võttis sealt püstoli, tuli tagasi, venelased tulid parajasti paarist välja. Ja ilma jututa kohe ühel venelasel lasi kõhust läbi ja teisel lasi mõlemad käed läbi, nii hästi lasi. Ja venelased muidugi olid siis hirmsasti ehmatanud, kargasid autosse, panid minema. Ja politsei korrapidaja helistab mulle siis Jõgevale, et mul oli viimane puhkusepäev, mul on see hästi meeles, 31. august. Viimane puhkusepäev, et kuule, et sinu kaitseliitlane perforeerib venelasi. Mine uuri seda asja, meie patrull läks ka välja ja vist siis oli kiirabi ka juba välja kutsutud ja läksid siis vaiatusse välja, Ants kurva näoga, politsei võttis tal muidugi püstoli ära ja politseinik siis küsib minu käest, et mis me selle mehega nüüd peale hakkame. Ma ütlen, aga kus need tegelased on siis, keda ta siis hirmutas. Või perforeeris. Perforeeris, aga need muidugi panid minema. Hüppasid autosse, panid minema. Sõitsid tükk maad Salala poole välja ja millegi pärast põrutasid kraami. Need 2 haavatud seal autos. Aga juhuslikult õnneks, et seal kohe juures üks mees nägi ja kuulis seda värki, et keegi põrutas kraami. Läks vaatama. Seal 2 haavatud venelast ja helistas siis kiirabisse. Tartust tuli kiirabi välja, korjas selle ära. Ja siis üks venelane, selle võttis siis politsei. Ja Ants sai selle eest 6 aastat. Sellepärast, et ta käis püstolit toomas. Oleks ta püstol kohe kaasas olnud, siis ei oleks midagi. Aga see oli ette kavatsetud. Aga õnneks tol ajal oli
Tartu vangla ülem oli Jõgeva maleva kaitseliitlane Kõre. Ja siis sai Kõrele ära räägitud, et vaata nüüd, kui Ants sulle sinna vanglasse tuuakse, et sa tead, kellega tegemist on. Ja noh, nad olid seal mõlemad Torma valla mehed, nad tundsid ka ühte teist. Ja nii et Ants vist oli, kas ta oli ikka 3 aastat vist oli ta niimoodi käima peal nii-öelda. Ja siis, aga Kõre lasi ta kogu aeg käia ja tööd teha. Aga mitte Jõgeva maakonnas, ta käis tööd tegemas Pärnus ja kus ta ümberringi käis. Pärast muidugi ta tuli Jõgevale tagasi. Aga alguses oli jah see asi nii, aga 3 aasta pärast jah, käitumine oli hea ja kõik oli korras ja sai veel. Siukene veel ajalooline küsimus praegu turvatas meelde, et nüüd ju lammutati ära vana Kaitseliidu maja. Et kui tema selle hoone saite? See hoone oli Jõgeva linna antud meil. Ja kui ruttu te saite selle? Selle me saime vist 92. Ja siis alguses oli seal Peipsi piirkonna piirivalve punkt. Tirmaste oli seal siis see üle Peipsi piiri. Ta jäigi pärast piirivalve ohvitseriks. Tirmaste oli seal ülemal, siis oli seal kodukaitse ja siis Kaitseliidu malevastaa. Need 3 jõuametkonna struktuuri oli sees seal. Ja no kodukaitse, seal alguses oli 20 meest seal käis. Need olid kõik praktiliselt endised partorkid ja kommunistid. Ja nendega ju me üldse ei arvestanud ja need läksid laiali kogu. Alguses oli ka, meile tuli ju korraldus, minule tuli korraldus, et organiseerida kodukaitse Jõgeval. Ja mitte Kaitseliit. See oli Savisaare tahtmine. Ja see oli Savisaare. Ja ma võtsin siis oma mehed kokku, et maamehed, mis te arvate? Niisugune korraldus oli, mehed naersid, ütlesid, mis kuradi kodukaitse. Meil on eluaeg olnud Kaitseliit ja äripidev organisatsioon. Ja nüüd meile räägitakse mingist kodukaitsest. Ja oligi lõpp. No ma arvan, et kõige tähtsam oli see, et me ikkagi Jõgeva maakonnas Kaitseliidu lõime. Ja et me kõik need mehed üle maakonna organiseerisime kokku ja moodustasime nendest üksused. Siis peale selle ka oli niisugune periood, kus venelased käisid ja arvatavasti Vene armee täpsustas neid kaarte ja koordineeris. Ja siis me jälgisime seda venelaste tegevust. Ja ma mäletan siis, et nad olid oma selle Kass 66-ga Palamusel ja meie mehed käisid seal ja neid piiramas ja siis nad tegid siit EKT enam ei tulnud. Vaatasid, et neid jälgitakse ja mindi vormidega ikka aina. Ja, nad olid et näidata, see on ju ka näidata, no vastaspoole näidata. Kirna väljaõppekeskus. Sa oled mul tänavataga ja ma olen korraks see. Ma loodan, et sa siit ühte teist said. Väga hea, väga huvitav. Sa võid jätkata. See on ajaga mugava maite. Et siia on nüüd stend, kus on kalapüük ja heinategu ja mesilased kirjas, et kuidas see on seotud Kaitseliiduga ja... No eks need mehed, tolleaegsed mehed ka olid ju kaitseliitlased ja siin oli mitu küla, mis siin venelased ära likvideerisid. Mitu küla ja need külaelanikud käivad veel praegugi siin Marjul ja vaatavad oma kodukohtasid ja neid praktiliselt neid maid ei ole tagastatud. Jäivad looduskaitse alla
ja looduskaitse, noh jah, Alameda looduskaitseala siin on siin pikka aega tegutsenud ja kahjuks looduskaitset peaks ka nagu kaasa aitama Kaitseliidule, aga kahjuks tihti on olnud niimoodi, et nad on olnud meile takistuseks ja segajaks. Näiteks siin need laskealad ja esimene looduskaitse ala valdaja, tema oli niisugune tubli mees, tema toetas meid, aga hilisemad, kes siin tulid, olid mitmed inimesed, juhuslikud inimesed, kes oleks tahtnud, et üldse siit oleks likvideeritud see väljaõppekeskus. Aga muidugi seda ei juhtunud ja siin on siis jah, terve rida seda eluolu ja pilte ja siin on näiteks jahipidamine ja mesilased ja metsnikud ja see on tegelikult siin väga ilus ala, Alameda looduskaitseala. Siin ühinevad ju Põltsamaa ja Pedjajõgi. Nii et ja siis jah, siin on metsavahid, ka metsamehed on ju olnud ka ühed niisugused tublid inimesed, kes on Eesti metsa hoidnud, kaitsnud ja aidanud arendada. Siis on siin stend metsavendadest. Siin on need rabad ja sood ja siin oli metsavendadel väga hea tegutseda ja elada ja olla. Ja siin on siis näha, millised relvad olid metsavendadel, Vene PPSA-st, Vene vint, Saksa vint, püstolid ja nii et see on ka selle piirkonna minevik. Ma aastaid olin Kaitseliidu keskjuhatuse liige, siis praktiliselt olen kõigist keskjuhatuse üritustest osa võtnud ja siis ma käisin väljaõppel Ameerikas, kus sain peainspektori väljaõppe. Meid saadeti 3 mehega Ameerikasse ja siis mind valita esimeseks Kaitseliidu peainspektoriks ja Kaitseliidu maleva pealiku kohustuste kõrval täitsin ka peainspektori kohustusi 2 aastat. Taheti mind üle viia Tallinnasse, sellega ma ei olnud nõus ja siis sai peainspektoriks major Sülluste, kellega me koos õppimas käisime. Tema on Hiiumaa mees. Millega peainspektor täpsemalt kokku puutub? No peainspektori amet oli ka niisugune, ega ta ei olnud hea amet. Peainspektori põhiline töö oli kõik need puudused, mis Kaitseliidus kuskil olid malevates või relvadega või seal majanduslikud niisugused kõrvalekalded. Nendega tuli tegeleda, ilmsiks tuua ja ülemale ette kanda ja selgeks teha, mis seal siis oli olnud. Ja tihtipeale oli siis sellele järgnes see, et tekkis vihavaen. Et see on üks mees, kes muudkui torgib ja neid halbu asju ilmsiks toob. Ja mul oli siis kõige
meelde jääva juhtum oli Tartu maleva pealikuga, kes oli Tihane. Tema oli Tartu maleva pealik ja esiteks ta võltsis oma haridusdokumenti. Ta andis informatsiooni, et tema on luuatehnikumi lõpetatud. Ja mina tegin selle asja kohe selgeks, et tema ei ole luuatehnikumis käinud. Tähendab tehnikumis, tema on metsavahi eriala lõpetatud, aga see ei andnud keskharidust. Ja siis muidugi kanti see Kaitseväe juhatajale ette ja Tihane siis oli omast arust kõva mees ja käis peastaabis, et vaata, kus Nurga Ants tegi tema kohta ettekande ja tema nüüd kaebab Kaitseväe juhatajale ja Nurga Ants saab saavast. Tuhkagi Tihane sai saavast. Mina olin ikka oma ametis ja Johannes Kert ei ütelnud mulle mitte üks halb sõna selle pärast. Ta oli muidugi, asi oli selles, et nad olid, Johannes Kert käis Tihasega koos palal tihti jahil ja olid jahikaaslased. Ja sellepärast Tihane tundis, et temal on kõva jalgalun. Et neid olukordi kindlasti tuli palju, sellised isiklike emotsioonide põhjalt ka nagu tagantjärgi. Aga üldiselt, kuidas see olukord oli tegelikult Kaitseliidus? Kaitseliidu olukord oli selline, et sellele me seisime ikka väga vastu ja siin oli Kaitseliit oli omal ajal väga rikas organisatsioon, kellel oli väga palju igasuguseid varasid, maid ja nii edasi. Ja näiteks, kes mulle tollest ajast on meelde jäänud, on kutsuti ta Raua Robertiks. Tema on mulle meelde jäänud, et tema ju praktiliselt Kaitseliidu käest kantis välja sadama. Ja see oli ka niisugune kombinatsioon ja mahinatsioon. Paldiski sadama kantis välja. Nii et niisuguse mehi tükkis Kaitseliitu tulema ja neist me pidime hoiduma. Et hoida puhtana oma organisatsiooni ja säilitada seda isamaalisust ja ausust, mis Eesti inimestes on. Ja, et ilma selleta ei oleks Eesti riiki. Ei, ilma selleta Eesti riiki ei oleks. Ja mina pean ütlema Eesti meeste kohta, et nad on tublid ja Eesti rahva kohta, et me oleme ikkagi hoidnud valdavalt ühte, vaatamata kõigile tõmblustele ja asjadele, aga me oleme hoidnud ühte ja oleme suutnud säilitada seda meelsust. Eriti me hoiame ühte, kui on oht väljaspoolt. Väljaspoolt oht, siis oleme me üksmeelsed. Ja nüüd sel suvel on jälle võimalus, et tuleb laulu- ja tantsupidu, et siis saame seda ka välja näidata. Ja, igal juhul, edu Eesti rahvale. See on Kaitseliidu Jõgeva maleva staap. Siin asub kogu Kaitseliidu Jõgeva maleva juhtkond. Ja siin toimuvad ka väga paljud õppused. Siin asub ka meie Jõgeva maleva transport, töökoda ja selle maja kaudu käib väga palju tegevust. Kaitseliidu tegevus hõlmab kogu Eesti ühiskonda. Muidugi põhitegevus on, nagu on põhikirjas öeldud, Kaitseliit on relvastatud, Eesti rahva relvastatud organisatsioon.
ja Kaitseliitu kuulub Naiskodukaitse, Noorkotkad ja Kodutütred. Ja Jõgeva malevas on kokku 1000 liikmeringis kõigega. Nii et selle Jõgevamaa elanikkonna kohta päris paras arv. Aga lähme siis vaatame sisse Ja ka. vaatame sisse ka. Nii, nüüd sai hästi. Aga mis Teeneline korrapidaja Jõgeva Kaitseliidus, tema hakkas peale Naiskodukaitsest ja nüüd ta on juba aastaid olnud. Kui mitu aastat sa nüüd oled olnud? 20. Kas sa tunned, milline teeneline? ja kuidas tundub, kas on kord majas? Igal juhul. See on mõeldud veteranide mälestuseks ja kes selle omandab, siis annetab ka sellega ühtlasi veteranide heaks mingisuguse summa. Rõõm näha. Meie jõudsime ka, oled tööl, oled oma juures. Tööl sai ikka mõllama. Mis mõllate? Ja, bussiga vantisime. Mida vabatahtlikud teevad tänapäeval? Midagi ei tee. Garaažis abis käivad. Ja aitan siin. Hooldab autosid ja. Ja lakka veel meie kautta. Turedad poisid. Ma vaatan, siin on väga palju kõiksugu auhindu välja pandud, et kas need on nüüd, mida veel hakatakse välja andma või on need siin võidetud koha? Välja teenitud auhinnad, noh. Need on Noorkotkaste välja teenitud auhinnad. Sõjalisportlikud üritused, noh. Ja Jõgeva poisid on väga heas kirjas praegu drooni väljaõppel, eks ole. No põhimõtteliselt, jah. Nad Tallinnas, ma kuulsin, kiideti, et Jõgeva poisid on tasemel poisid. Ja mis veel nagu Jõgevat eristab teistest? Mis eristab või? Meil on Erumaa ja Ants Nurk, vaata. Me oleme nagu Antsu poisid kõik, vaata. Me oleme, Ants püüdis meid tänava pealt kõiki kinni siin ja pani purki ära, vaata. No ja siis nagu ikka krutskid täis, vaata. Aga krutskid aitavad võidule, nagu öeldakse. Ikka oleme saanud karme sõnasid ja leepeid sõnu ja piitsa ja präänikut mõlemad nagu jah. Nii ongi, muidu ei õpi keegi. Muidu pole korda. Jõgeval on väga tublid poisid, midagi ei ole öelda, ma olen nende poiste üle uhke. Ja täna need poisid väljas ka ilusti rivis kõik seal kratid, neljakesi, sinised silmad, blondid pead, 180 cm pikad, ideaalne komplekt. Nad lihtsalt sattus kokku niimoodi. Kõik ei ole sellised eksemplaarid. No mille järgi Kaitseliidu nagu väärtust hinnata või kuidas nagu aru saada, et see on nagu suur töö, mida siin tehakse? No tegelikult on ikkagi vaba tahe on see ju põhiline, kes siis siin ei olegi midagi muud. Kaitsetahte kasutamine kuidagi. Ja vabatahtliku poole pealt just. See on nagu valem, millest keegi mitte midagi aru ei saa, et seda ei mõista mitte keegi, et nagu öeldakse, et kuidas on võimalik, et inimesed teevad vabatahtlikult seda asja, vaata. Me oleme ainukest põhimõtteliselt Euroopas, kes on nii ainulaadse mudeli üles suutnud ehitada ja katkematult vaata on see kestnud. Ja sellest on rõõm. Ja see ongi kõige suurem hirm, et kuidas on niimoodi, et inimesed, kes võtavad vabast tahtest riigikaitsest osa vaata, et nagu. Ja kindlasti ongi see, et vaata, kui polekski vabatahtlik, siis meid polekski nii palju siin täna. Kindlasti, 100% see on niimoodi. Pigem on see vabatahtliku pool ka, nagu, mis inimesi nagu, no ei seo nii kõvasti, et sa nii suuri kohustusi ei määra. Ja seob oma vahel, eks ole. Pigem seob aga kohustusi oli nii suuri. Eestis on, ma arvan, kuskil 20 000. Ja. See on nagu aktiivselt. Kaitseliitlasi, aga peale selle on Naiskodukaitse, Noorkotkad, Kodutütred. See on ikka üks Eesti rahva põhiorganisatsioon. Ja Eesti rahva selgroog. Võtta, aga me siin maurame järgmist üritust teha kohe. Luureretk noortele või? Noortele, jah. Kuidas see käib siis? No liigud mööda maastikku ainult kaardi kompassiga. Seekord on low-tech lahendused nagu, ehk siis vanakooli värk puhas, ilma igasuguse elektroonikata.
oleme ka teinud high-tech lahendusi, kus on täiselektroonika, vaata. Aga vana kooli võtteid ei tasu ära unustada. Ühel päeval pekstakse need kepsud kõik maha või võib-olla lüüakse mobiiltelefoni mastika küljili. Kurat seda teab, mismoodi järgmiseni tuleb. Ja siis me oleme hädas, kui me ei oska lihtsaid salasõnu või kaarti ja kompassi omavahel kokku ajada. See proua, kes nüüd siit välja tuleb, tema on üks Kaitseliidu maleva, Jõgeva maleva ankur. Ta on palju aastaid olnud ja ta on kogu selle Jõgeva maleva eluga väga hästi kursis ja tunneb neid inimesi läbi lõhki. Ma ei tea, kas ta on siin praegu või on. Näe, maleva pealik tuleb. Tere jälle. Tutvume malevaga. Selge. Ja siis jääb eruohvitseride kogule jälg järgi meie malevast. Ja operaator ütleb, et tema on, ütle, mis sa arvad meie inimestest? Oi, kõik on väga asjalikud ja sõbralikud, et lausa rõõm. No tere. Nii et mulje on väga hea. Rõõm kuulda. Mida peaks Antsu käest küsima? Kaitsetahte kohta. No kaitsetahe on väga tähtis, et rahval oleks see olemas. Ja et noortes me kasvataksime kaitsetahet. Ja nagu sa praegu operaatori härra nägid, noored rääkisid sulle, tublid poisid. Niisugustega võib arvestada Eesti riik. Ja see on väga tähtis. Ja, et tehakse põnevaks ja elavaks võistluste läbi ja mis iganes need tegevused, mille kaudu siis õpitakse. Ja, täpselt nii. Ja härra kolonelleitnant, tema hakkas ka kunagi Jõgeva malevas noorena peale ja on nüüd tõusnud kolonelleitnanti auastmesse. Viiakse teda üle 2. brigaadi staabi ülemaks, nii et eks meile tuleb uus maleva pealik, aga kes see tuleb, mina seda ei tea. No siin asub nüüd Kaitseliidu Jõgeva maleva auto ja siin ka teostatakse autode hooldust ja remonti ja nendes ruumides on laoruumid, kus on varustus, maleva varustus. Varustust ikka praegu saame riigi poolt. Aga algusaastatel oli nii, et ise kõik vaatasime, kus me saime ja muretsesime. Nii et siis oli väga raske see asi, aga nüüd on juba asi teise. Riiet, laigulist riiet käisime otsimas Narvast. Kreenholmis seal, kuigi palju teda tehti ja sealt siis tõime ja siis sai teha meestele vorme. Keeruline oli see aeg. Aga nüüd antakse juba riigi poolt, nii et on asi lihtsam. Riik on aru saanud, et Kaitseliit on vaja ja Kaitseliit on ka ennast igati õigustanud. Nii et on Eesti rahva, see on Eesti rahva tahe ja soov. Et me oleksime kaitstud ja oleks meil kindel turvatunne olema. Me oleme üks kaitseväe osa, Eesti kaitseväe osa. Nemad suhtuvad Kaitseliitu ka väga tõsiselt. Väga tõsiselt, sellepärast, et ega põhiline täiendus tulebki Kaitseliidust ja tuleb ka see ohvitserkond kasvab välja Kaitseliidust. Noorkotkad, praegu Jõgeva maleva endised noorkotkad on tõusnud kaitseväes kõrgetele kohtadele, kes on täiesti tunnustatud ja spetsialistid oma erialadel. Kus nad on tulnud? Nad on tulnud meie noorte ja laste hulgast.